Tervist! Mina olen Uku ja tema on Mark. Ja meie üritame 10 videoga leida vastust küsimusele, mis on Eesti parim jalgpalliklubi või kas Premium-liiga väärib üldse vaatamist. Selleks me külastame kõigi 10 Premium-liiga klubi kodumänge ja asetame nad pingeritta. Täna FC Flora fännidena. Ja seal meie taga on A Le Coq Arena. Kell hakkab saama 5 ja varsti hakkab mäng. Poole tunni pärast hakkab mäng Paide ja Flora vahel. Mis ootused on? Ma ootan ikkagi Floorast ikkagi selgelt domineerimist, ikkagi Paide ikkagi olema vormi näidanud ikkagi. Just, täna oleme Flora fännid, Flora särgid seljas, piltlikult. Aga siin ette lugeda, mida kirjutab siis Piletilevis Flora kohta. FC Flora Tallinn kodumäng 2026. FC Flora Tallinn kutsub sind Premium-liiga 2026 hooaja kodumängule. Tule staadionile, ela kaasa rohesärkidele ja saa osa Eesti jalgpalli parimast atmosfäärist. Iga mäng on täis pinget, kirge ja elamusi, mida ekraanilt ei tunne. Võta sõbrad kaasa ja kohtume staadionil. Eks ole näha, kas me saame kõike seda, mis lubati. Ikka elamusina. Elamusi. Usume, et saame. Aga siia alguses oleks paslik ära teha ka väike ennustus, et 10 klubi, kes siis, mis arvad? Kõik on vaadatud, kes on kõige parem, kellelt saab kõige kõvema elamuse, kui kõigi kodumängud on käidud. No ma arvan, et esimeseks jääb ikkagi Pärnu Vaprus. Ma ikkagi ootan, et sealt ikkagi 1500 fänni ja värgid, et seal staadion on. Ikka, ma arvan, see on ikka esimene koht minul. Mina millegipärast arvan, et tuleb Kalju. Nõmme Kalju teeb. Aga mine sa tea, äkki juba täna õhtul ma pean oma sõnu sööma, sest et võib-olla see, mis meid siin ees ootab, on see, mis on esimesest päevast esimene kuni lõpuni. Mis arvad, mitu inimest tuleb staidale? No ma arvan, nõukene... No pakume 4 sotti. Ma arvan, et teised vaatavad Hispaania ja Saudi mängu täna. Ma arvan, et siuke 5 soti tuuri, aga davai, lähme. Selles mõttes sees tundub melu olevat küll, aga siin väljas äkki on teisel pool. Äkki on valet poolt. No lähme vaatame. Siin on igastahes hetkel suht nutune. Flora Paide! Ma loodan, et siin läheb meluks ikkagi. Praegult on suur pisa. Aga vahet ei ole, kas fänn on või ei ole, kas tuleb ilus mäng või mitte, peaasi on ikkagi see kõige tähtsam, kus on õlleleit ja milline see välja näeb. Ei no ega õlles midagi nagu selles mõttes midagi erilist ei ole, selles mõttes tavaline nagu Eesti mängu käiks vaatama, selles mõttes suht nagu tavaline 5+2 on ja selles mõttes vähemalt vaadi õlu, selles mõttes natuke parem on. Kui kättesaadavad need Flora mängud siis on? No meie tulime autoga ja kuna oli pühapäev, siis kõik sujus libedalt. Liiklus oli väike ja leidsime ilusti koha, kuhu parkida. Aga kui autot ei ole? Bussipeatused on igas suunas ümber platsi. Jah, võib öelda, et need pole küll kõige tihedama liiklusega peatused, aga sellegi poolest valikut on. Lisaks on umbes 500 meetri kaugusel rongipeatus. Seega kohale jõudmisega probleemi ei peaks olema. Lühidalt, üks lahke fänn, Flora fänn tuli ja andis meile paberi peal Tšandid kaasa, nii et me saame kaasa laulda ja kaasa elada Florale ikkagi täiega. Buss on hea, ilm on mõnus, A Le Coq on tore, naudime. Mees mehega ühendan ja ühiselt antakse raskus, küllab vaenlasel igavest meelde nüüd. Pakume ka seisu ennustuseks, et mis seis jääb? No ma pakun, et jääb nukane sõbralik 1-1. 2-1 Flora võit. Kardan, et tuleb 2-1 Paidele. Soppinen!
number 14 Tonni, number 18 Remo, number 23 Mihhail, Kolobov! 24 Küljevõrk. Hei! 5. sektor laulab! 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 Jaa! Nii. Oi. Oh. Floora nagu mängis Narva Transi vastu. Nagu viimasel ajal kombeks on MM-il ja mujal, siis joogipaus 22,5 minutit mängitud, joogipaus. Huvitav, et see kestab ka 3 minutit. Kõik vivad petti reklaamid peavad ära olema ju. Ja praegu ERR ja Sokkernet niimoodi piltivad seda pausi. Ale Kopp ja Vivad Pett ja LHV ja kõik tuleb ära näidata. äkki näidake Rimi ka noh. No nii. Saab sinne käkiraamatusse panna midagi. No nii, mis tegi Paide ründaja? Meile. Tõsine küsimus on see, mida tegi Floora kaitsena. Oi, oota, sorry. Mida tegi Paide ründaja? mängu seisab 1-1. Palju olulisem küsimus on tõesti, et mida tegi Floora kaitse? Floora kaitse kasv, kuidas nii saab? Kahju. Nüüd on jälle 1-1, algusest tagasi 1-1. Aga vähemalt teine poolaeg läheb huvitavaks. Seda küll. Ei no selles mõttes me tahame 4 väravat, sest noh, kui 4 väravat ei saa, siis täiesti mõtet vaatama. Me tahame 4. Floora löö 2 veel. 2 veel Floora, 2 veel. Me tahame 2. Kuule, aga siit Paide paneb teise juurde. Issa, kus niimoodi lastakse purjetada. Ole Floora, sooratud ei küll niimoodi lasta. Saan aru, et selle 30 lased tühja lüüa, aga nagu. Ja esimene poolaeg tehtud. Teine oluline asi. Õlle on otsa saanud. Ja teine oluline asi on see, et ega ju niisama ei saa juua. Peab midagi peale võtma. Nii et vaatame üle, mis süüa pakutakse ja mis hinnad. Toitlustuse koha pealt. Hot dog 5 euri. Küüslauguleivad 3,50. Saada oli veel popcorni, Doritost, jäätist, mingit snäkki, värki, särki. Kõht tühjaks ei jää, aga kui ta maitseb, saame teada. Tore oli see, et tegelikult võeti sai vorsti ja ülejäänu said nagu ise luua. Siuke natuke mäkerdamist ka. Nii, aga meil on veel 2 soovida jagada. Üks soovida Play Tallinna poolt ja teine Jazz Festivalse poolt. Alustame siis Jazz Hot dog nagu hot dog ikka. Vorst on mõnus soe. Kas kellegi on väga musta auto? See on siuke hea, pool ajal keerad sisse ja ülejäänu hea näpunäks, et toiduvalik on okei. FC Flora on vaieldamatult Eesti edukaim jalgpalliklubi
ning selle mõju kohaliku jalgpalli arengule on olnud märkimisväärne. Klubi on võitnud arvukalt Eesti meistritiitleid ning olnud teerajajaks Eesti profijalka loomisel. Flora tugev noortesüsteem on kasvatanud terve põlvkonna Eesti koondislasi ja välismaal läbi löönud mängijaid. Nende seas näiteks Mart Poom, Andres Ooper Rocco, Robert Chain, Rauno Sappinen ja paljud teised. Samuti jõudis Flora 2021. aastal esimese Eesti klubina UEFA eurosarja alagrupi turniirile. See oli pidupäev tervele Eesti jalgpallile. Aga samas on Florat saatnud ka vastuolud. Kriitikud on juhtinud tähelepanu klubi tihedatele sidemetele Eesti jalgpalliliiduga, mida on juhtinud pikka aega Flora asutaja Aivar Pohlak. Seetõttu on pidevalt arutelu all huvide konflikt. Flora kasuks kalduvad otsused ning Pohlakute dünastia mõju Eesti jalgpallile. Paberil on kõik jokk. Aga tihti on meedias kuulda lauseid stiilis. Flora võib, Flora saab. Ja teine pooleks sai alguse. Vahetasime natukene istekohta ja vaatame, mis sündima hakkab. Number 20 Christopher Pitt, tasandab number 8 Henrik Ojak. Oleme mänguga jõudnud sinnamaale, et hakkavad vahetused tekkima. Ojak kolmad mängis seal. Siin tehakse aktiivselt sooja. Et on vahetustaeg on käes. Ja Flora on ette valmistamas oma esimesi vahetusi. Alliku tuleb. Ja tuleb ka Henri Anier Paide eest mängu. No nii, Anier ja Cabral tulid sisse. Ma ei tea, koos peab ise vist mängima minema, muidu võis võimalust olema. See on see eestlaste pessimism. Usume ikka, usume. Te toetasime noorega. 563. Hakkab virre ikkagi minema, 563. 563 inimest täna. Ja need kolm oleme meie. Ja 563 inimest. 560. Just. Tekkasin ilusa numbri ära, Nii ta on. No nii, natuke närvikõdi. Varre. Kas antakse Paidele penalti? Kui minnakse vaatama, siis üldiselt tuleb. Penalti Paide kasuks. Täna me toetame Florat, seis on 1-1 ja Paide hakkab penaltit lööma. Mis te arvate, kas tuleb? Kas tuleb 2-1? Ma üritan aru saada. Käsi vist. Kätt vaadati, ma arvan. Paide realiseerib, jah. Anier läheb lööma. Mark. Mis juhtub? Kas tuleb 2-1 või jääb 1-1? Anier ei eksi, ma ütlesin, raskeks läheb. Sobib tegelikult. Tulime vaatame. See on mitu kuud käinud. Ja Anier sai kirja. Paide linna meeskonnas on kohtus 2-1 juhtima. 2 veel. Vaata, see Flora mootor peabki käima minema nüüd. See oli viimane hääletuskell. 80 minut ja Flora mootori tõmbame käima. 13 minutit lebo, 13 minutit 2-2. See on midagi Norra MM-il.
nurkmängu. Seekord siis nii. Aga elame veel, või no selles mõttes 5 minta aega. Võib veel tulla. Mängima peab hakkama. Ma arvan, tuleb 2 minta juurde. 2 veel juurde, jah. 2 minta või 2 väravat? 2 väravat, palun. Ma usun, et 1 ikka tuleb. Vähemalt 6 minutit. 6 minta juurde, 6 minta. Veel on võimalik teha. Hammas on vereligast vähes, otsime seda väravat. Kas on mängu viimane? Ja. Kas tuleb? Mängu hetked, viimased hetked. No Niimoodi ei tule. Oi oma. Läbi. No nii, mäng läbi, 2-1 Paide võitis. Meie üks päev Flora fännidena möödas. Aeg hinnata siis, mida me nägime. Kõigepealt transport, kohale jõudmine A. Le Coqile minu arust 10 palli süsteemis. Mina ütlen tubli 9 ära, sest et no enam paremat ei saa minna, meil on rongiliiklus, meil on bussiliiklus, autobus on ligi, kesklinnas sisuliselt. 9 suhtar, 9, ma nõustun ka 9. Transport. Siis toitlustus ja jook. Ekspert. No jook, no ma ülejäänud hindasi pole näinud, vaata. Et no selles mõttes, Paadis saime täna, vaata, et siis nagu oli nukene, no hind jätab natuke soovida, vaata. Aga ma arvan, et nukene 8 punkti 10. Ma võtsin süüa ka, toit oli mõnus, sooja valikus oli ainult 1 hot dog, eks ole. Teeme 7 ära, toit jook 7. Õlled saab ka nii, et tiim 7,5. Sind oli ka valikus, kokku võttes 7,5. Pole paha. Siis staadion, infra, enam paremat ei saa tahta, kui see A. Le Coq Arena. Aga ma natuke kartsin algul, seda, et see A. Le Coq jääb natuke suureks sellele väiksele fänni hulgale. Ja teeb mulle inflas ei meeldinud see, et lähedal ei saanud istuda. Oleks tahtnud ikka lähedal istuda rohkem. Ja. Ikka pooled kohad olid kinni ja värgid, et pool staadionit oli jah, suletud ikkagi. No ma saan aru, vähe inimesi. Ja tegelikult natuke jättis siukse mahajäetud külatunde küll, et suur staadion natuke mängis vastu. Natukene. Aga samas see suur staadion on ka profivärk, et jätab ka selle mulje. Aga ma nõustun 6-ga, jah. Siis kõige olulisem, atmosfäär ja fännid. Tegid tegelikult töö ära ju. Flora fännid, mis oli 5 sektor. Tegid töö ära. Aga ikkagi tühja tunde jäeti saata. Tühja tunde, selles mõttes, kui mäng lõppes, särk mul ära ei tulnud. Eesti mängudel ikka on tulnud, eks ole. Et ma ei tea. No võib-olla 6-7 peale või jääb 6 peale. Ma vist kipun sinna, lae peal, jah. Võib-olla ta siin mängib jälle rolli, see, et A. Le Coq on nii suur. Tegelikult fännisektoris väga palju inimesi ka ei laulnud. Vahepeal ikka kostis see Paide trumm üle, mis seal teiselt on platsi. No siis jääb ikka 6 peale. Jätab 6 peale. Ja mäng ise, Flora mäng. No tegelikult oli nagu keskmine, võib-olla natuke alla keskmine. No alla 5 küll ei pane. Flora ikkagi mängis hästi, surusid hästi, neil mängu lõpus tahtsid väga väravat saada. Nad olid kirglikud, Kostja oli pingil kirglik, sai isegi kollase. Sa 5 minut 5 siis. Sinult 5, ma ütlen 7. Platsil toimub 7. Aga nüüd ütlen, piletilevis oli kirjas Eesti parim atmosfäär. Seda me ei tea, me pole teisi näinud, aga Eesti parim atmosfäär. Saab möllu, saab tuld, saab, mis iganes ma algul lugesin, mida seal lubati. Väga palju möllu ikka ei näinud. Kas sai? Ei saanud, jah. Ikka väga ei näinud, väga ikka ei osanud kirjeldada. Aga siukse raha eest mängu küll ja elamust küll ja tegelikult kõhu sai täis ja polnud paha. Mis üldine skoor on? Üldine skoor. Selle me arvutan hiljem kokku ja siis tuleb siia. Ja Flora läheb meie edetabeli ainuliidriks. Esimene koht. See võib muutuda, aga praegusel hetkel Flora läheb meie edetabelit juhtima. Vaatame siis, kuhu me järgmisena lähme ja tänane Flora fännipäev on läbi.